Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on coach ja koolitaja Maria Paidar, kes tegeleb vaimse heaoluga. Ja tere Maria. Tere. Et sina oled sellise meetodi nagu praktilise psühholoogia meetod looja. Ja kui ma sinu kodulehelt vaatasin, siis esimene punkt selle meetodi all on ärevus, depressioon, läbipõlemine, kõik need 3 koledat sõna. Et kas sa seletaksid lahti, et miks see seal on esimene ja mis sellega üldse on? Miks see seal on esimene ikkagi puhtalt sellepärast, et need on kahjuks meie ühiskonnas praegu nii laialt levinud seisundid. Küll aga ma tahakski võib-olla kõigepealt natukene defineerida, et mis need üldse päriselt on, sest ma arvan, et sealt tuleb see lahendus ka paljudele inimestele. Et need 3 kõik on ikkagi pigem meditsiinilised diagnoosid ja mina meditsiiniliselt ei sekku, et selle jaoks on ikkagi psühhiaatrid, psühholoogid, aga ei tasuks hakata ise välja mõtlema, et kas mul on nüüd depressioon, kas mul on ärevus, kas mul on läbipõlemine, sellepärast et need on nii erinevad seisundid iga inimese puhul ja kõige raskemakujuliselt need on isegi haigused, et lähevad füüsilisele tasandile välja ajukeemia muutustest tulenevalt ja nii edasi. Aga kergemas versioonis ma arvan, et igasugused eluolukorrad meie kõigi elus me oleme kogenud kergemas versioonis võib-olla depressiooni ja niisugust ärevuse tunnet on ju läbipõlemist võib-olla. Et see on normaalne, et me neid seisundeid läbime. Mulle meeldib see sõna seisund, et alati me ei pea tembeldama seda haiguseks kohe, sest et see on nii selline nagu hästi raske ikkagi. Et pigem ta võib olla ka seisund, aga võt kui nüüd sümptomid väga kaua püsivad ja süvenevad ja sinu toimetulekut häirivad, siis on vaja kindlasti minna seda päriselt psühhiaatri juurde diagnoosi. Et mingil hetkel ta muutub ikkagi haiguseks. Jah, kui sellega teadlikult ei tegele. Aga võt mina tegelen nüüd nende kergemate versioonidega, et kui ta on lihtsalt selline elukäigus mingite sündmuste tõttu tekkinud seisund ja inimene tahab ise töötades sellest välja tulla. Et siis mina annan neid tööriistu ja harjutusi ja tegelen selle praktilise poolega. Aga nii kui ma näen, et kellelgi on ikkagi vaja psühhiaatrilist sekkumist, siis ma seda väga-väga ka soovitan inimestele. Igal juhul minu sõnum on siis see, et ärge mõelge üle, et iga sellise alanenud meeleolu või kui väike motivatsioonipuudus on või siuke väsimuse periood, et ei pea kohe muretsema hakkama, et issand, mis minuga nüüd siis on. Küll aga tasub endale rohkem tähelepanu anda ja endaga tegeleda natukene teadlikumalt, et sellest välja tulla, et see ei süveneks. Nii, ja mis need ärevushäire, depressioon ja läbipõlemine siis on? Võtame ükshaaval, et kõigepealt see ärevushäire. Ärevus on normaalne tunne, mida me vajame selleks, et me tunneksime ära ohu ja et me jääks vellu on ju, ja võib-olla ka saaksime paremini sooritada mingisuguses pingelises olukorras. Aga kui ärevus väljub kontrolli alt, siis meie aju hakkab ohtu nägema seal, kus seda tegelikult ei ole. Ja see juhtub, ärevushäire kujuneb tihti siis selle tõttu, et kas on mingi trauma, kas on mingisugune väga suur läbielamine olnud või inimene on pikaajaliselt elanud mingi pinge all. Mina näen oma kogemuses sageli ka seda, et ärevushäire kujuneb siis, kui inimene on elanud sellist elu, et see elu ei ole talle enam turvaline esiteks ja tema ise ei ole enam endale turvaline, et ärevushäire on nagu märguanne keha poolt, et palun võta midagi ette, palun loo mulle turvaline keskkond, et see turvatunne on ärevushäire puhul hästi oluline märksõna. Ja sageli ärevushäire tuleb nagu tagant järgi, siis kui on kõik juba korras, et inimene saab lõdvestuda, siis psüühika hakkab ennast reguleerima. Mängib vingerpussi sulle. Jah, et tahab nagu need allasurutud pinged kuidagi ära reguleerida või lahendada ja siis nagu tulevad need üles. Et see on tegelikult juba selline paranemise märk, kui sellega siis teadlikult tegeleda. Et ja mis on hästi oluline, millest veel võib tekkida ärevushäire, on selline pikaajaline enesereetmine. Enesereetmine tähendab seda, kui ma ütlen jaa, kuigi tegelikult tahaks öelda ei. Kui ma murran ise endale antud lubadusi,
see on mingi hea tüdruku sündroom. Ja kui ma ei sea oma piire, kogu aeg sean teised esikohale ja nii edasi. Ja kui ma teen seda nüüd aastakümneid, siis ma surun ju täiesti oma vajadused tahaplaanile ja ma muutun ka iseendale ohtlikuks. Lõpuks see pinge hakkab kuskilt välja tulema. Ja see võib ka väljenduda ärevusena, sellise kõrgenenud, suurenenud ärevusega. Nüüd depressiooniga on natuke sarnane asi, et see enesereetmise komponent on seal kindlasti sees, aga minu ülikooli õppejõud ütles väga-väga ägedalt, et depressioon on eelnev pessimistlik meelelaad pluss reaalse elu pettumused või sellised läbikukkumised. Inimene ise muidugi tõlgendab, et need on läbikukkumised. Aga jah, et kui meil on niisugune negatiivne maailmasse või ellu suhtumine juba nagu välja kujunenud ja siis midagi läheb tõesti ka halvasti, siis sellel inimesel on väga kerge langeda depressiivsetesse seisunditesse. Et depressioon on väga tugevalt seotud selliste nagu allaandmisega ja pettumustega elus. Jah, et see on nagu depressiooni eripära, et siis peaks vaatama seal, et kuidas saab selle elamise kire ja elamise motivatsiooni ja põnevuse uuesti tagasi, niimoodi samm-sammult. Kas sul on tuua mõni näide enda või mõne kliendi kohta, et kuidas sa oled selle taastanud? Enda kohta oleks see on väga-väga individuaalne, sest et igal ühel on ju erinev lugu seal taustal, ja ka see depressiooni seisund on erineva sügavusega, et kellel on ta sügavam, raskem ja kellel on ta saad mõne konkreetse loo meelde tuletada? Ma mõtlen korra. Ja mul tuleb iseenda elust üks selline periood, aga see ei olnud väga pikk, see oli kuskil 2-3 kuud, kus ma tundsin pettumust, et asjad ei lähe juba pikemat aega nii, nagu ma olen soovinud, et ma pingutan, aga lihtsalt ei õnnestu, kogu aeg on sein ees. Ja sellest tekib selline väsimus ja tühjus ja nagu mõttetuse tunne, et miks ma siis seda kõike teen, on ju. Ja mina siis 2 kuud istusin selle tundega ja kirjutasin hästi palju välja ja lubasin endal lihtsalt olla ja seda möödunud 2 aastat nagu kõrvalt analüüsida. Ja mängisin ka selle mõttega, et kas see on minu tee või ei ole minu tee ja nii edasi. Ja lõpuks ikkagi, kuidas ma sain sellest välja, oli see, et ma rääkisin inimestega enda ümber, kes aitasid mul peegeldada seda reaalsust minu ümber natuke selgemalt, sest kui sa oled depressioonis või selles seisundis, siis sa ei näe ise adekvaatselt, et on vaja neid teisi inimesi sinu ümber, kes annavad selle peegelduse, et kuule, tegelikult on kõik hästi. Aga mis seal siis valesti ei olnudki midagi, lihtsalt kõik oli sinus endas kinni? Lihtsalt oli see frustratsioon oli kogunenud ja see pettumus iseendas ja maailmas oli kuhjunud ja et kuidas sealt nüüd siis välja tulla. Aga ikkagi see mõtestamine, selguse loomine ja mina jõudsin enda peas ka sellisesse kohta, et saavutused ei olegi olulised, vaid see, et ma naudin seda, mida ma teen siin ja praegu. Siis ma ei peagi midagi saavutama. Et sa ei peagi ennast hindama? Läbi saavutuste. Just, ja see aitas mind välja tulla. Vaid see, et sa tunneksid sellest tegevuse sees seda naudingut ja rõõmu juba praegu. See on hea retsept. Just. Ja nii, ja võtame läbipõlemise ka. Et läbipõlemine on nüüd väga-väga otseselt seotud enda vajaduste allasurumisega ja enesereetmisega. Samamoodi. Et kui ma teen midagi, mis ei ole üldse minu asi, ma teen võib-olla mingit tööd, mida mina tegelikult teha ei taha ja olen oma unistused tahaplaanile jätnud ja kogu aeg töötan nagu teiste jaoks. Ja siis inimene põleb läbi. Mina olen vana töönarkomaan. Tõesti, siuke kõva kastitöötaja. Ja selle juures nii rõõmus. Ja, sest ma naudin seda, mida ma teen. Et siis seda läbipõlemist nagu sellisel kujul ei tule. Oota, mitu tundi päevas sa siis töötad? Issa, ma ei ole niimoodi kokku lugenud. 24. Ei, 24 ei tule. Aga nii, mis ma nüüd hakkasin ütlema? Jah, läks meelest ära, ühesõnaga. Et see nauding, oma tegevuse nautimine, siis ei saa tekkida sellist kokkujooksmist, et ikka ma väsin ära. See on normaalne. Aga ma palju leebemalt nagu võtan endale seda puhkeaega versus see, et ma töötan mingite kohustuste pealt ainult kogu aeg. Kohustus. See tähtaeg ja too tähtaeg. Just. Et hästi paljud inimesed tänapäeval ikkagi kuidagi tegutsevad ja elavad selle nimel, et
maailmaga sobituda. Nojah, tundub nagu paratamatu. Aga ei tohiks olla. Ei tohi olla. Me peame sellest välja murdma ja ma ma tean, et see on võimalik. Samas see on võimalik nii, kui me aktsepteerime ka neid kukkumisi. Need kukkumised on osa sellest. See ei tähenda, et oleks nüüd nullis kõik. On ju. Et teekond, austada teekonda. Aga kuidas saada üle sellisest ärevusest, mis nagu tekib enne esinemist, enne, ma ei tea, arsti juurde minekut, enne mingit muud tähtsat asja, et siis juba inimene selle asemel, et endast kõik anda, ta hoopis närveerib ja siis ta võib-olla üldse ei suuda ennast kokku võtta. Et see on ju ka see sama ärevus, millest me räägime. Ja. Siin juhul ma kõige rohkem armastan sellist praktikat nagu psühhosüntees. Teisisõnu eneseintegratsioon. Väga keerulised sõnad. Ja, on küll. Aga mida siis nüüd teha? See tähendab, eneseintegratsioon tähendab seda, et ma võtan vastu endas kõik tunded ja kõik seisundid, nii nagu nad on. Et ma ei võitle enda mingite erinevate tunnete ja osade vastu. Et kui ma tunnen seda ärevust, siis ma lihtsalt aktsepteerin seda. Jah, ma närveerin. Jah, ma tõesti kardan sinna esinema minna. Issa ma tunnen ärevust. Nii. Ma lõdvestun sellesse. Kuidas? Lihtsalt. Kas sul on mõni tehnika? Muidugi on ju igasuguseid hingamisi ja nagu me eelmisel korral rääkisime, kõik need lahti kirjutamised. Aga ma tahaksin, et inimesed jõuaksid selle nõksuni lihtsalt oma peas. Et ma võin olla ärev, aga sellegi poolest ma lähen ja teen selle asja ära. Et kui ma annan endale loa tunda kõiki tundeid, siis need tunded vaibuvad iseenesest. See ongi see natuke isegi maagiline aspekt seal juures, aga tegelikult täitsa teaduslik taust on taga, et ma ei osuta vastupanu, ma ei võitle oma sisemaailmaga. Nii kui ma hakkan võitlema, siis tunded lähevad tugevamaks. See ongi see retsept. Ühesõnaga, ma kardan, ma tean, tähendab, võib-olla ma peaks mõtlema enda jaoks, et mis võib juhtuda, et mis on kõige hullem, mis võib juhtuda, et kas mind vilistatakse välja. Ma isegi ei soovita, see on juba analüüs. See on juba analüüs. Ja see võib tekkida veel rohkem ärevust. Ja võib. Ja, et aga lihtsalt ma olen ärev. Nii. Mul on ette valmistatud, ma lähen ja teen ära. Kõik. Mida rohkem ma liigun oma peast tunnetusse, kehatunnetusse, seda parem on. Et võibki siis tõesti hingata, olla selles tühjuses lihtsalt enda sees. Kui hakkavad jälle need mõtted tulema, kohe jälle öelda endale, ma lõdvestun sellesse, ma juhin ennast, ma saan hakkama. Et natuke sisekõnega reguleerimine. Aga peamine point on ikkagi see, et ma luban endal olla ärev, aga ma lähen ja teen ikkagi. Kuidas sinul need esinemised tulevad? Et kas sa teed ka seda tehnikat kasutad või sa mul ei ole mingit ärevust. Sinul ei ole mingit ärevust. Mul on jah. Sa ei mäletagi enam, mis on ärevus. Ma olin 2 aastaselt juba lauluvõistlusel. Mul ei ole. Ühesõnaga lavad on minu sõbrad. Okei. Siinkohal ma ei saa samastuda. Sa ei saa aidata. Ja. Aga teistes olukordades ikka ma olen ärevust tundnud. Et mingitel tähtsatel kohtumistel võib-olla kellegagi või eksamitel näiteks. Et siis ma olen täpselt nii teinud. Ja see lubamine, enda tunnetele loa andmine, see ei ole ainult ärevuse puhul. See on kõikide tunnete puhul. Kurbus, viha, mis iganes tunded need on. Lubada endal tunda, siis tunded vaibuvad. Sest me oleme õppinud, et mingid tunded on halvad, mingid tunded on head ja siis me püüame neid halbu tundeid, halbu seisundeid nagu peita. Me ei tohi neid ju näidata. Teistele kindlasti mitte. Teistele endale ka ei tohi. See on nii häbi asi. Ja võt siis hakkab see jama tegelikult pihta, et need tunded ja seisundid hakkavad välja pressima. Ja siis me ei juhi enam ära, siis me oleme takso taga istvel, siis me ei saa rooli enda kätte võtta. Võt. Aga mida teha, kui see ärevus algab öössel? Sa nagu lihtsalt lambist läheb uni ära ja sa tunned, et kuidagi oledki selline ja ei suuda enam magama jääda. Ma võin öelda, mida mitte teha. No ütle siis sedagi. Miks ma seda ütlen, on sellepärast, et ma lihtsalt olen hästi palju kuulnud, mida hakatakse tegema, mis tegelikult on karuteene. Minnakse jalutama, minnakse jooksma, võetakse alkoholi ja ma ei tea, päeva ajal näiteks inimesed ka kohviga püüavad seda ärevust maha suruda. On ju. Aga kõik sellised asjad, mis võivad pulssi tõsta, ei tohiks teha. Vastupidi, lihtsalt oled. Ma olen elus paar korda ise kogenud ärevushäired, kui on olnud selline väga pingeline eluperiood. Ja sellel hetkel, mis mina siis tegin, panin jalad maha,
ja mõtlesin, seda nad siis kogevadki. et ma ei läinud, ärevuse hetkel tekib ju see, et pea hakkab ketrama, igast hullud mõtted tulevad, süda peksab, on ju. Tegelikult katsud pulssi, pulss on normaalne, aga süda peksab ikka nagu siin sees. Et lihtsalt mõista, et see on praegu minu keha mingisugune stressireaktsioon. Ta tahab selle ära vabastada, ära lõdvestada, selge. Ma lihtsalt olen ja luban oma kehal teha seda, mida ta oskab hästi teha. Lihtsalt ennast lõdvestada. Ja ongi kõik. Aga selleks, et inimene suudaks seda teha, ta peab mõistma, mis asi see ärevus on. Muidu ta ei suuda seda teha. Ta ei suuda jääda, tal tekib paanika, ma suren ära, kõik, mis mõtted seal tulevad, on ju. Et kõigepealt võib-olla tõesti ennast natuke harida, mis minu kehas toimub ärevushäire hetkel, mis minu jaoks sellel hetkel parim oleks, miks minu elus üldse on tekkinud selline seisund, küsida endalt, kus ma olen ennast reetnud, kus ma olen endale ebaturvaline olnud. Mina olen ka seda teinud, et sellel hetkel ma ütlen endale, et oma kehale luban, et ma tegelen endaga, ma puhkan, ma panen ennast tähele. Keha, sa võid nüüd rahuneda. Minuga on kõik hästi. Võt see lause on ka, mida ma soovitan korrata. Minuga on kõik hästi. Sellel hetkel. Minuga on kõik hästi. Minuga on kõik hästi. Ja lihtsalt lõdvestuda. Öösel ka, kui see peale tuleb. Võt, et mitte minna toimetama ja tegutsema ja see viib rööpast välja. No proovime. Proovime ära. Aga siis lõpetuseks, et annangi sulle sellise ülesande. Nii. Sul on 5 minutit aega enne magama jäämist, midagi teha või millelegi mõelda. Et mida sa siis teeksid selle 5 minutiga? Milleks? Mis eesmärk on? Magama jääda ja mitte ärgata selle mõtte peale, et sul on mingi ärevustunne peale ja sa ei saa enam edasi magada. No mina ei ole küll nüüd unespetsialist, aga ma mõtlen, et mis võiks olla, sest öösiti kipub tõesti need, mida me päeva jooksul alla surume, need tunded öösiti nagu kipuvad välja tulema, sest et siis on see psüühika mitteteadlik osa hästi aktiivne. Et mida siis teha? No üks asi kindlasti ikkagi see, et sellist vaba lahti kirjutamist, paned kõik mõtted, kõik laused, kõik, mis sinu päevaga seonduvalt tuleb, lihtsalt lased. Ei pea kirjavahemärke ka panema, lihtsalt kirjutad. Hakkan kirjutama. Ja, et elad nagu välja ennast. Seedid läbi kõik selle, mis toimus päeva jooksul. Siis ta ei jää sul siia kuklasse ketrama. Esimeses osas me juba rääkisime, et meil on vaja märkmikku ja head pastakat ja tegelikult me nüüd jõudsime siia samma tagasi. Eks? Ja, jõudsime siia samma tagasi. Teine asi võib-olla oleks selline, et enne kui sa lähed voodisse, heidad pikali, siis võib-olla lihtsalt korraks istud voodi peal, paned silmad kinni, hingad sügavalt ja teadvustad oma kehale, et nii, nüüd on õhtu, ma lähen magama, ma puhkan välja, et annad endale korralduse. Ma puhkan välja, nüüd on magamise hetk, ma lõdvestun, aitäh ilusa päeva eest, ükskõik mis seal toimus ja lähed magama. Et selline nagu oma tegevusele häälestatus andmine, sellele magama minekule häälestatus andmine, see väga-väga hästi töötab. Et võtad pausi, võtad hetke. Ja see 5 minutit. Jah. Muidu me ju lihtsalt tormame päevastest tegevustest. Nii, ma pean magama minema. Me veel scrollime seda, eks ole, arvutit või midagi, telefoni õigemini ja siis nüüd kohe magama. Aga et võta see teadlik paus ja siis mine magama. Puhtana, tühjalt. Et pea on tühi. Väga head mõtted ja mina võtan siit endaga kaasa selle mõtte, et minuga on kõik hästi. Ja, väga hea. Aitäh, coach ja koolitaja Maria Paidar. Te vaatasite Tiiu õhturännakute podcasti, mille varasemaid osi näete Õhtulehe veebist. Ajakiri Tiiu on paberväljaanne ja selles ilmunud lugusid näete samuti Õhtulehe veebis või otsige ajakiri Tiiu üles Facebookist. Aga nüüd me jääme kuulama turvatunde taastamise meditatsiooni, nii et võtke see 5 minutit veel endale. Sea end mugavalt sisse. Võid olla lamamas või istuvas asendis. Vali, mis sind sel hetkel kõige paremini toetab. Sule silmad. Luba end lõdvaks lasta ja järgmised minutid ainult iseendale võtta.
Taju oma keha kontaktpunkti pinna vastus. Olgu see tool või voodi. Sa ei pea praegu midagi tegema, kuhugi minema ega kellelegi midagi tõestama. Luba gravitatsioonil end kanda. Too tähelepanu oma hingamisele. Ära muuda midagi. Lihtsalt märka. Sisse hingates tekib kopsudesse ruumi. Välja hingates sulandud lõdvestusse. Kui tahad, võid hakata välja hingates mõttes kordama sõna rahunemine. Hinga sisse. Hinga välja. Rahulikult oma tempos. Sisse ja välja. Kujutle, et oled omaenda sisemises turvaruumis. Võib-olla meenutab see sulle mõnda lapsepõlvest tuttavat paika. Näiteks vanaema tuba või suvist aeda. Võib-olla on see su isiklik turvaruum hoopis su enda kujutluspildi loodud pehme valge pilv. See on koht, kuhu keegi teine ei pääse. See on sinu koht. Selles ruumis ei eksisteeri aega. Pole ülesandeid ega ootusi. Ainult sina ja sinu hingamine. Nüüd luba igal väljahingamisel lahustuda mõnel pingel su kehas. Taju oma otsaesist. Lase sel pehmeneda. Lase lõual rahuneda. Lase õlgadel vajuda allapoole. Luba rindkerel avaneda. Lase kõhul lihtsalt olla. Iga väljahingamisega muutub su meel kergemaks ja keha raskemaks. Sa oled sel hetkel täiesti hoitud. Ja isegi kui su peas tekib aeg-ajalt mõni mõte, siis lase sel lihtsalt tulla ja minna. Tulla ja minna. Nagu pilvedel taevavõlvil. Nüüd too mõttes tähelepanu oma südamele. Kujutle, et hingad läbi südame sisse ja hingad läbi südame välja. Hingad sisse rahu, hingad välja pingeid ja su keha muutub veel pehmemaks, veel rohkem lõdvestunuks. Sisse rahu, välja pinged. Kui soovid, võid endale mõttes korrata. Mul on lubatud puhata. Ma tohin sel hetkel lihtsalt olla. Selle tundega hinga veel paar korda sügavalt sisse ja välja. Kui päev on alles lõunas, võid nüüd hakata tasapisi sõrmi ja varbaid liigutama. Kui oled valmis, võid rahulikult naasta. Kui soovid magama jääda, luba endal selles rahutundes edasi hõljuda ja pehmesse unne vajuda.